Kogu Maarimaa teeb hääldi. Anna veel. Ma jätsin pärast lõuna vabaks. Kes ei tahaks? Mõtlesin, et äkki magaks, aga suvi tuli tuppa. Suvi hiilis tuppa tagant. Siis ma mõtlesin, et pagan. Sa oleks võinud helistada. Ma oleks hakanud koristama. Kuid mis ma ikka siin sama. Pilt, et please come on. Suves käi sellist. On vahetuseks tööl. Ringte pealin on finish. Seal mu sõber tangib sinist. Naabri meest nägin ringis. Kõik muu mulle pinin. Sul on suured vakupuur, meid ei peida. Proovida võid, kuid lahti ei saa. Ja kui tippu sulub puur, meelt ei heida. Mis mullast on võet, mullaks ka saa. Sirene ja vilkuvad sinist. Läheb saada meid silmist. Tervitus kõigile! Oleme siis Tihemetsa krossirajal täna, et ilm on äge, praegu hoiab ilusti vihma ära tundub, aga eile tuli meil kõva vihm siin maha ja rada kvalifikatsioonis oli mega. Et ütleme sellist pehmet Tihemetsat pole saanud niimoodi sõita, et pehmed augud olid siuke närtske pinnas, pigem siuke euroopalik ja väga nautisin. Et vahepeal on meil siin siis toimunud peale Karks ja Nuiat ka head krossid, kindlasti väga head krossid tegelikult. Et peale Nuiat oli meil Keegumsis õnnestus mul oma MM-i esimesed punktid MXGP klassis ära tuua. Ma olin siis sõitudes 17 ja 21, kokku äkki 19. Ja tegelikult jäin väga-väga rahule selle nädalavahetusega, et tase seal oli ülikõva ja siis ütleme seal, ma sain sõita seal 13 kuni võib-olla 20 seal kohtade vahel ja see on ikkagi korralik lahinguväli ja sealt sai enesekindlust edaspidiseks. Peale seda siis võtsime suuna jällegi Adaki Saksamaa poole ja seal kolmandal etapil õnnestus siis tuua esimene Adaki poodium MX Mastersi klassis ära, mis on ka ülikõva saavutus. Meil ei ole Eestis palju sõitjaid, kes seda on suutnud teha ja Erlingsi ja Moostiku järgi kolmas poodiumil olla oli kindlasti vägev tunne. Aga täna oleme Tihemetsas ja kvalifikatsioon läks väga-väga hästi, et 3 testikate kvalifikatsioonis see aasta on 3 võitu ja täna õnnestuski 0,8 sekundiga siis kvalifikatsioon kinni panna. Tunne oli hea, korra tekkis tsikliga ärevus esimesel ringile, sidur kadus ära, aga õnneks tuli tagasi, kõik hakkas tööle, et natuke närvikõdi ka. See hommikul ilusti käima, aga tundub, et tuleb ülilahe võistluspäev, nii et püsige täna meiega lainel. This is gonna feel real good, alright? Most dope. Everybody please put a thumb in the air. 1, 2, 3, 4. Raise your hands to the knock on your door, so let him in, let him in, let him in. 1, 2, 3, 4. Raise your hands to the knock on your door, so let him in, let him in, let him in. I feel like $1 million, but my money don't really feel like I do. And from the ground I build my own damn buzz. People was amazed I was still in high school, but now I'm L. And money what I'm about, trying to get so much that I can't keep count. New kicks give me cushion like whoopee. Keep it smell like an eating ball cookie. Everything good, I'm white boy awesome. Up all night, Johnny Carson. I ain't got a Benz, no, just a Honda. But try and get my money like an anaconda. Real long, across the country. Chillin' in the whip, no cop can bust me. Driving to the stage, they applaud and scream. All them pretty little girls come and flock to me. Yeah, I rap the beat. 1, 2, 3, 4. Crazy ass kids coming knock up on your door, so let him in, let him in, let him in. 1, 2, 3, 4. Crazy ass kids coming knock up on your door, so let him in, let him in, let him in. And I like my rhymes witty, all my dimes pretty. If you got, come fly with me. I don't take pity on them silly little woes. Milli Vanilli, but this is really how it goes. Mouth my words, don't say shh. Shut up, girl, and ride this. I'm just playing, let's have a ball. All we need is some green girls and alcohol. Hey, don't forget it when I'm wrecking the etiquette. For the hell of it, smelling it when the hell is and I'm flying in a pelican. Young, fresh, but I'm so damn intelligent. Girls giving cause I'm acting like a gentleman. In deeper than the water Michael Phelps was in. Finna have a party, baby, you can tell your friends. We the type of the right, still setting trends. Good job, I'ma get these dead presidents. 1, 2, 3, 4. Crazy ass kids coming knock up on your door, so let him in.
esimene sõit tehtud ja võit on kodus, et õnnestus siis üldse sõit võita peale Kiviõli etappi nüüd teist korda aga sõit iseenesest oli nagu päris huvitav ja närvide pingeline, ütleme niimoodi, et prooviringile läksin ja sidur oli täiesti kadunud. Et no teadsin, mitte midagi pole teha ka ja puu tagant lõin lihtsalt käigu sisse, et kuidagi minema saada. Sõin tagaratta pealt minema ja siis ma ei teagi, ma tulin suht võistlejate rivi lõpust ikka ja õnnestus sõit võita ja lõpuks täitsa turvalise eduga, et põhimõtteliselt 2 ringi enne lõppu hakkas sidur vaikselt tulema tagasi ja lahutama, et me ei teagi, mis seal täpselt on, et proovime teiseks sõiduks selle probleemi lahendada, aga seekord selline, et õnneks viimasel ajal on tehtud selliseid sõite, kus on ilma sidurita pidanud hakkama saama ja kindlasti täna oli see väga-väga kasulik. Aga ise rada mulle väga meeldis, et tagant tulla oli päris huvitav. Täna oli liine nii palju rajal, et tehniline pole kunagi näinud Tihemetsa rada nii ägedana. Ja õnnestus ilusti mööda saada ja oma sõitu sõita ja eks käpp natuke täis oli lõpuks, kuna sidurit polnud, aga sellegi eest, et üliäge trenn. Et võib-olla oligi hea, et sain sujuvalt sõitu harjutada, et iga asi juhtub põhjusega võib-olla. Aga igatahes väike recovery, väike taastusjook ja proovime uus sõit siis probleem lahendada ja veel ägedama sõidu kokku panna. Hakkasin kepast mööda minema ja siis ma ei olnud sidurit ju, aga ma läksin nii kiiresti kursi, karjusin kepale, kepa läks soonest välja. Väikene lõunaamps. Vanamutt on ilusa lillelise kausikene teinud valmis, pool on juba söödud muidugi. Kodujuustu, makarooni, natuke kana ja teeme väikse shake'i ka kõrvale, siis on valku kehas korralikult, mida kulutada ja see on mõõdukas praegu, see on mõõdukas, eks? Siis pärast on veel mõõdukas, et kogu aeg tuleb tankida ja juua. Aine. Proteiini shake'i teeme me kaerapiimaga. Spetsialistid on öelnud, et kuskil 200 milliliitrit, siis kõige tõhusam pauk tulema kehasse. Ja muud ei olegi. 365, aitab hädast välja. Eriti sõitu.
Tihemetsa Estikas on siis läbi ja võtame päeva kokku, et tegelikult läks väga hästi, et teine sõit ei saanud hästi stardist minema ja tulin seal kuskil 5. koha pealt äkki. Esimene ringi juba olin 3. ja tegin head möödumised ja võtsin kepale suht alguses sappa kohe ja terve sõit käis tegelikult väga-väga tihe andmine. Et üritasin siit ja sealt ja mingid kohad olid kepal kiiremad, mingid kohad olid minul kiiremad, et ei saanud päris nagu nii lähedale, et seda rünnet teha, aga jah, selles mõttes oli ülikõva trenn ikkagi. Rada oli viimase peal, et nagu esimene sõitki, siis Tihemetsa rada ma pole kunagi nii tehnilisena näinud, et eri liine oli korralikult ja no nägin vaeva, et mööda saada, aga kepa oli siiski natuke parem täna ja pidin alla vanduma nii-öelda, et jäin napilt alla, viimane ring ja tegelikult viimane sektor proovisin veel väga kõvasti veel möödumist leida ja suruda, aga finišis teine, kokku teine samade punktidega. Positiivne on see, et punktidega tegelikult ei andnud midagi ära, et täpselt sama vahe on siis sees Pärnu etapile minnes, mis on augustikuul. Aga nii kaua teeme kõvasti trenni, teine sõit vähemalt tsikkel töötas hästi, selle üle oli hea meel ja teeme kõvasti trenni, homme läheme kindlasti trenni juba, et kasutada selliseid kahepäevaseid võistlustrennipäevi oma eeliseks ära ja juba 2 nädala pärast on Adaki topelt nädalavahetus, ehk siis seal saab kindlasti kõvasti peale keerata, et tulevad kõvemad rajad natukene ja kaugemale, aga ma arvan, et me liigume õiges suunas ja eks natuke ikka kripeldab, kibe maitse on suus, aga peabki olema, et see on edaspidiseks motivatsioon kindlasti, aga Tihemetsa tehtud, äge, kõik läks hästi ning tänud kõigile abilistele ja fännidele kindlasti, kes tegid lärmi raja ääres ja ma arvan, et sai igati lahe kross sai purki. Sõitjad samuti autosustada vaja ja senikaua kuni lokal sõidjad siia kohale jõuavad ja kindlasti räägime siis juttu ka MX Openi teise koha ja